Aitäh! Ja EKRE fraktsiooni liikmeid kutsuti liituma selle avaldusega ja täiesti sisuliselt vaatasime, kaalusime ja tegime seal ka oma sisendiga ettepanekuid, aga lõpuks jäime kõrvale. Ja jäime kõrvale sellepärast, et meie jaoks, saate ju isegi aru, oli see liiga lahja. Ja liiga lahja, seda kinnitas meile just tegelikult debati käigus ka Hanah Lahe, kes ütles, et positsioon on sarnane valitsuse omale. Ma saan aru, et algatajad lükkavad seal tagasi, ütlevad, et valitsuse positsioon on veel lahjem. Aga ma julgustaks siiski minema jõulisemate sammudega Eesti... Ja, ma räägin nüüd Urmas ise ära oma loo ja siis pärast võite repliigi saada. Nüüd ma siis toon välja, mis oli meie erinev vaade. Me oleme toonud siia saali eelnõu. Peaks järgmisel nädalal, kui juhatus ta niimoodi saali saadab. Vabandust, ükskama, millal ta siia tuleb, aga me oleme toonud siia saali eelnõu, mis läheneb asjale praktiliselt ja võtab Eesti seadustest välja ettevõtete kohustuse ETS ehk siis selle heitmekaubandussüsteemi kohaselt osta CO2 kvooti. Ja mitte ETS2 me ei taha edasi lükata. ETS2 ei tohi kunagi niikuinii kehtima panna, seegi on nii valitsuse seisukoht kui ka antud avalduse seisukoht, et lükkame ta kuhugi edasi. ETS2 tuleb lihtsalt maha kanda, aga ka ETS1 ehk see, mis meil täna on, mis teeb elektri hinna pööraselt kalliks, mis keemiatööstuse välja suretab, mis metallitööstuse on Euroopast välja suretanud, ka see tuleb kaotada. Selles mõttes on põhiprobleem tänasel avaldusel on see, et ta ei tunnista ideoloogiliselt selle nullheitme ehk net zero ideoloogia läbikukkumist. CO2 ei ole mürk. Ma ei tea, kui palju kordi seda tuleb inimestele rääkida. Ei ole mürk, millega on vaja võidelda. CO2 on planeedil maa eluks vajalik atmosfääri komponent. Ilma selleta rohelust ei ole, me kõik sureme ära. Ja CO2 ei tule võidelda. Mida rohkem CO2 on atmosfääris, seda rohelisem on planeet ja seda parem on siin elada. Nii et sellega ei tule võidelda, see ei ole mingi mürk. Ja kogu see ideoloogia, mis suretab välja tööstust, suretab välja energeetikat, siis selle CO2-ga võitlemise eesmärgil on väärastunud ideoloogia, inimvaenulik ja jõukuse vastane ideoloogia. Ja see tähendab seda, et meil ei ole vaja otsida kompromissi. Meil ei ole vaja fikseerida CO2 hind, et see muutukski päris kindlaks alaliseks nii-öelda hinna osaks meie energeetikas. See tuleb lihtsalt tagasi lükata, see tuleb lahti saada. Ja see on see, mida meie taotleme ja see on see põhjus, miks me ei olnud algatajate hulgas ja see on see põhjus, miks me selle poolt ei hääleta. Aga tuleb ka tunnustada seda, et vähemalt on alustatud diskussiooni ja püütakse teha arglikke samme õiges suunas, et me siis vastu ka ei hääleta.